Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Ja tervist head kuulajad, Keenia ralli järjekordne rajuvõistluspäev on selja taga, mis tähendab, et eetris on taas Delfi rallisaade Kuues käik. Minu nimi on Kaspar Ruus ja seda puhku on meil Rakverest otseühendus ikka Roland Poomiga. Tere, Roland! Tere minu poolt ka. Sel korral Rakverest tõsi, nagu sa ütlesid, aga ainult see pärast, et homme ikkagi saaks selle ulmelise ralli stuudiost kokku võtta, et hoiame natuke kilomeetreid kokku, et muidu iga päev Tallinna Rakvere vaid kütta, ütleme taga, et see väsib ära. Et Keenia ralli need tehnilised mured on sind ka hirmutanud? ja vaata, et kui nädalavahetusel nii palju kilomeetrit sõidad autoga Rakvere Tallinna vahetus, ei tea, äkki pühapäeval, kui stuudiosse oleks vaja jõuda, siis autotehnika annab ka alla. Pigem hoiame need viimased kilomeetrid pühapäevaks ikkagi. No mõistlik, nagu Adrian Formeau täna. Ma alustaks kahe väikse korrigeerimisega, mis meil siin eelmistes saadetes on olnud, et eile ma kuulutasin, et Evans ei ole ühtegi katset võitnud ja liider, et siiski ta võitis selle kõige esimese neljapäevase publiku katse ja oli liider. Ja Toyotast oli meil vaata natuke veel juttu, et kui Evansil ja Rovanperal peaks midagi juhtuma, et neil on kaks meest tagalas, et Bajaril on tegelikult ju nii-öelda oma tiim, et selle ma korrigeerin ka veel ära, et siin kirjutati juba vahepeal. Ja tõsi. Ütleme nii, et kui ikkagi hommikust peale rallit jälgid ja ma arvan, et kui seal blogid ka, siis õhtul, kui me seda asja salvestame, siis pea on küpse, sest nii palju toimub kogu aeg sellisel rallil. Ei, no muidugi on, mul on endal juba praegu kirju silmest, nii et peale pikka blogimist. Ja absoluutselt, ega tegelikult ongi olukord selline, et kui nüüd hakkame ükshaaval kõike kokku võtma, siis ilma märkmikuta, kus märkmeid täis oleks tehtud, on seda vist pea võimatu teha, sest jälle päev, kus kõigil juhtus peaaegu ja iga päev tundub Keenias on selline, et kogu hooaja jagu actionid toimub. Ma ütlen ausalt, see on mu lemmikralli, mida vaadata. Iga katse, igas sõit ja kõigil on nii-öelda uued pöörded, uued mured, uued plot-twistid, et ma hakkasin ka esimesest katsest kirja panema, aga mul on see suhteliselt kirju juba, nii et aga hakkame vaikselt pihta. Päev algas Toyotal väga hästi, esimeselt 2 katselt kolmikvõit, kolmandalt tuli ka katsevõit päeva lõpuks. Evans on kui liider, aga teine Tänak, kolmas Neville, ehk siis Hyundai'l on praegu topeltpoodium, ütleme, et veel pärast lõunaks või ütleme hoolduspausel ei oleks veel osanud seda veel niimoodi oodata? Ega ei oleks et hommik tõesti oli üllatavalt, või mis üllatavalt, tähendab oletuslikult hea Toyota poolt. Ja võib-olla see, et Katsuta ikkagi leidis motivatsiooni siin, et kui me hüppame korraks tagasi eilsesse õhtusse, siis positsiooni mõttes oli ju Katsuta päris heal kohal, et ei saa öelda, et 5. koht kehv oleks, aga kaotus ikkagi 3,5 minutit ja ütleme koht ettepoole Nevillini seal pea 2 minutit. Et motivatsioon ikkagi mees leidis ja alustas hommikut ka väga tugevalt kohe. Et selles mõttes Toyota sai väga hea miinak hommikul kindlasti. No päeva esimene katse, no esiteks Adrian Formeau ei tulnud starti, Hyundai hoiab tema masinat homseks, et ta saaks homme punkte jahtida, aga siis järjest küll käis Serderiidis väljas, küll käis Munster väljas, küll käis McCarlin väljas, kes tegi isest kõva tempo, et ta lõhkus selle auto, vist rooli hoob läks, aga parandas ära ja poole tunnise hilinemisega jõudis finišisse, mis oli juba väga kõva asi. Ja siis Ja, absoluutselt. Ja, räägi. Ja, nõus selles mõttes, et tegelikult eks nende autode remontimine üldse ei ole kindlasti kõige lihtsam asi. Teiseks on see, et mehaaniku mingit taipu peab sul olema, ja kolmandaks, kui sa nendes oludes seal remondid, kus sul tegelikult auto küljes on 10 kilo pori, jama kõik, siis see ikkagi vajab piisavalt, ütleme siis tahtjõudu ka, et see seal ikkagi mässata ja möllata, et tundub noorel mehel ikkagi veel tahtmist oli, kuigi enam ta ju mingisuguse positsiooni peale ei sõitnud, et selles mõttes tore.
ja et ikkagi auto lõpuni tuli, et muidu oleks üks auto jälle vähemal teha. Jaa, näitas kõva sisu sellega, aga sellega ei ole esimene katse veel läbi. Neville vahetas rehvi katsel, Katsuta Munster jõudsid finišisse nii, et rehv oli väljalt maas ja Tanakul läks ka katse lõpus rehv. Ja see kõik on avakatse, ma lugesin praegu mingi 8 asja ette. Ja tegelikult kui me veel võtaks siia Rally 2 ette, siis see asi jätkub, aga räägime Rally 1 praegu, et no see oli jah, et kui tegelikult eile sai mainitud ka veel, settekst eile ja üleeile rääkisime ka põgusalt sellest rehvidest, et tõenäoliselt see Hankook ei ole mitte kuidagi kehvem kui Pirelli siin, siis ega me ei saa, et need rehvi purunemised on seda kindlasti ei saa nüüd Hankooki nii-öelda kapsaeda lisata, et eks Pirelli rehv on samamoodi purunev rehv sellistes oludes ja tõesti, ega ma arvan, et kui me kommentaare kuuleks, siis ega liiga palju kirumist nende rehvide üle ikkagi ei tuleks, kuigi nad ikkagi siin purunenud on, sest olud, no kõik saavad aru, kõik näevad, mis olud on. Ja siin pole küsimust, et miks need rehvid purunevad. Aga võib-olla sellise huvitava märkusena Thierry Neville väidetavalt tegi siis rehvi vahet minut 20 ära. Et mul endalt kirjas polnud, aga ma praegu võtsin siit EVRC notesid lahti ja 1.20 rehvi vahetus. Ja, see on selline päris, ma arvan, et see on ikkagi üks kiiremaid vahetusi, et selline minut, ma pakun võistlusmomendil minut 40, minut 30 on selline hea aeg. Kuigi katse kokkuvõttest oli kaotust 2.40. Aga samas Neville'il on ju tegelikult probleeme olnud veel, et ta lõunapausil avaldas, et ta on sarnaselt Katsutal on haigeks jäänud, et on sellega pidanud ka maadlema ja pakkus välja, et eile võib-olla tegi kuuma käes ja selle kõige käes tööga lihtsalt liiga, et ma küsiks sinult, kui palju sul on seda olnud rallide ajal? Et noh, ütleme, kogu selle ralli taustal sul on endal ka tegelikult tervisega vaja maadelda. Tuleb ette üks kord vist ainult, kus ma ikkagi sõitsin päris kõrge palavikuga. Et kui me tuletame meelde eelmise aasta Keeniat, siis oli Gus Greensmith minu meelest, kes pani ka seal 38 veale palavikuga sõitis seda rallit. Et ühe korra seda on küll ette tulnud, aga ma pean tunnistama, et tõenäoliselt palavikuga on selles mõttes parem sõita rallit kui mingisuguse, ma saan aru, et Neville istus kogu öö vetsus, päris selline raske probleem on see, et kui sul on, ma ei tea, kõhuga midagi või südapaha, et siis sellises seisus on kindlasti keerulisem sõita rallit kui palavikuga, sest ütleme, adrenaliiniga see palavik kipub ära ununema. Aga kõhuhädad või mingid muud hädad, ma arvan, et olgu seda adrenaliini kui palju, siis need ei kipu ära kaduma. et selles mõttes tõesti ma saan täitsa aru Neville'ist, et see võiski päris keeruline olla, aga ma kiiresti võtan Neville'i, et vaatame, tal on nagu täitsa õudne ralli selles mõttes olnud, et küll positsioon on hea, kui palju tal juhtunud on. Et siis tegelikult juba teisest katsest pihta hakkas ju jama tal peale, sõitis ta seal veovõlli katki, siis SS3 ta hilines seetõttu, SS6 läks rehv, SS7 oli tal vist suuri probleeme ei olnud, jah, seal ei olnud probleeme, seal isegi võttis katse võidu ja siis SS11 rehv vahetus, SS14 pani kuskil seal korralikult välja ja toimus siis klaasipuhastus kaardilugeja poolt, SS15 jälle rehv. See on nagu see list on nagu ulmeline, mis nagu toimub. Ja SS16, millega ta tõusis ju lõpuks kolmandaks, tegelikult ka seal oli katse lõppu, ta tuli tegelikult päris aeglaselt ja Rally TVs räägiti ka, et mingid tehnilised mured on ja see auto ei kõla üldse nii nagu peaks. Aga tema õnneks oli see viimane katse, et ei anna mitte ühelgi katsel ei anta asu talle. Tõesti, päris ulme, et seal viimasel katsel ka oli tegelikult, oli kuulda, et see auto ei käi hästi ja tegelikult oli ka katse varem, kus ta ei sõitnud enam stage mode'is, vaid pandi nii-öelda road mode, et me tegelikult sellest ei kohe väljast aru.
et kui tuled vilku, nii-öelda hakkasid Hyundai vilguvad tuled, stage mode'is, siis tuled ei vilkunud, järelikult auto oli road mode'is. Ja sisepildis ka, et see nii-öelda dashboard, siis ekraan neil ees peaks suurt käigunumbrit näitama, kui ta on road mode'is, siis seal on kõik muu info ka, kaasa arvatud kiirused, muud värgid, palju infot, siis see pilt oli seal ees, et see mingisugune probleem seal oli tal olemas juba viimased 2 katset kindlasti, kui mitte rohkem, et selles mõttes päev lõpetada jälle, pool piduse autoga andis küll Katsutale lõpuks, kuidas see oli 16. kiiruskatseks tõusis just Katsuta ette veel, et lõpetada päev absoluudi 3. kohal, ma arvan, et mitte mingis unenäos ka ei oleks seda tõenäoliselt osanud oodata. Ja vahe Evansiga on ju 4.33, aga kuna see on Keenia, siis 3. koha saab küll selle eest, vähemalt hetkel veel. Aga võtame tänakupäevaga läbi, et esimesel 2 katsel oli tema siis nii-öelda, kui Toyota kolmik välja jätta best of the rest, ehk siis 4. 13. kiiruskatsel oli ta 2. ja kuna seal läks Rovanperal tegelikult 2 katset järjest juba rehv, aga siin ta kaotas kõvasti aega, tõusis Tänak või õigemini jätkas 3. aga vahe oli ainult 17 sekundit soomlasega, et lõunapausi ajal Tänak rääkis ise, et see vahe tuligi või õigemini vahe kahanes tänu Rovanpera rehvi purunemisele, et Toyotast ei teinud kaugele. Ja siis tuli tema jaoks, ütleme, kõige nii-öelda äravam see 14. kiiruskatse. Kahjuks Tänakut minu arust kordagi telepilti ei jõudnud, vähemalt pardakaameraga ühendust ei olnud ja minu arust väljast ka ei näinud, aga seal katsel kaotas ta 1.31.8 ja Ralli TV eetris räägiti sama, mida Neuvilli puhul, et esiklaas udune ja Järvaja olla seal seest poolt siis proovinud natukenegi nühkida või et natukenegi rohkem näha oleks, et õnneks see tal päeva mõttes ei saanud saatuslikuks. Aga natuke tuli meelde küll need jamad, sest et 2021 vist oli ka esiklaasi puhuriga Hyundai probleeme ja vaatasin, et 2023 Jaapanis siis toona veel Fordi roolis oli samamoodi, et esiklaas oli nii udune ja mitte midagi näinud, aga õnneks see talle väga palju maksma ei läinud. Ja päris huvitav, et jällegi, et kui nagu mingi probleem juhtus, siis mõlemad Hyundai said sama probleemiga sama probleem sai kätte mõlemad Hyundai. Ja tegelikult me võime tõmmata paralleeliga sellele, kui eile veovõll purunes ja auto oli tal tagaveolin ainult. Et sama asi juhtus ju Neuvilli autol. Küll selgelt nagu mingi lõikamise tagajärjel, aga sellegi poolest, et see on nagu midagi nii traagilist see lõikamine, et Oti sisepilti ei näinud täpselt, et mis hetkel see purunes, aga jällegi aga mõlemal autol sama probleem ja täna samamoodi, mõlemal autol mingi üks probleem. Et arvaks, et jälle, et sellised asjad nagu, kui mõlemal autol juhtuvad, et siis on nagu 2 varianti, kas need detailid on siis meeskonna enda inseneride poolt, ma ei tea, veovõlli puhul ma kahtlen, et varem seda probleemi pole nagu liiga palju esinenud, et ta on nagu alainseneeritud, ütleme niimoodi, et võib-olla pole nad nii piisavalt tugevaks, ma ei tea, siis ütleme ehitatud või selliseid lööke vastu võtma, ma veidi pigem nagu arvaks, et see nii ei ole, pigem julgeks isegi arvata seda, et see peab olema mingi tootmispraak, kui mõlemal autol selline viga on. No nüüd puhuri puhul vaevalt see mingi tootmispraaki on, et see on pigem selline mingi Hyundai nõrkkoht võib-olla tuli kuskilt välja, mida nagu samas jälle pole väga kaua olnud. Ja nüüd mõlemal autol, et väga huvitav igal juhul, aga palju aega sinna läks, aga nagu sa ütlesid, et õnneks midagi, ütleme, suurt päeva kokkuvõttes nüüd ei teinud, et positsioon on olemas ja Keenia ralli on Keenia ralli, et see 1,5 minutit neid suurt pilti ei muutnud. No päeva lõikes oli ka Tänak teine Evansist maas, mis ta siin on, 1.04 vist. Ja ei, minut ja 2 sekundit isegi, et ütleme, kui see esipuhuri jama, kui see nii oli, nagu see nii info on olnud, siis kui sealt, ütleme, mingi aeg maha võtta, siis tegelikult päeva lõikes oli ju täitsa Evansi tempos.
no muidugi, ja ega kui me vaatame nüüd ju siis üldse kogu 16. kiiruskatse järel, et siis nagu see Evansi mäng oleks nagu päris nipa-napa juba seal kriitiline homseks on ju. Et me räägiksime sellisest suurusjärgus 30 sekundilisest edust ainult Oti ees. Et jah, positsioonid ei muutunud, aga jälle Keenia, ehk siis 30 sekundit Keenias on võrdusmärgi tõmmata selline võib-olla 10 sekundit mingil muul rallil, et see on selline olematu vahe. Ja väidetavalt jälle, ega homme ka ikkagi, kuigi palju vihma sajab, üks korduv katse oli, peast nime ei mäleta enam, mis ta oli. Hellesgate punkti katse. Aga on ka ju see mingi Sabibu või teine ring, mida on juba sõidetud. Selles mõttes, et mida on varasemalt sõidetud. Ja. Sabibu, jah. See on see. Ehk selle katse olud võivad olla päris rajud ja see on kohe esimene katse. Kui nüüd tuleb vihma, siis seal katsel juba jälle rääkida mingist poole minutistest vahedest. Ma arvan, et ei oleks üldse ebareaalne. Kuigi katse on lühike, ainult 8 kilomeetrit, aga Keenia, nii et ei tea. Keenia, täpselt. Räägime Evansist ka, siin oleme juba pooleldi rääkinud, aga mul ei meenu, et tal oleks olnud mingeid jamasid. Oli küll, kuna siin kõik nii palju on juhtunud, siis tal ilmselt oli ka, ma tahaks pakkuda, et mingid refi muresid vahepeal, aga kui oli, siis tal läks SS10. Eile õhtul läks. SS10 oli ref, aga kaotust ei tulnud, sest kaotus oli 3,6 sekundit. See ref pidi täitsa lõpus minema, et nagu kommentaari me ei saa, siis me saame ise oletada. Ehk siis tegelikult refi purunemisega ta aega ei kaodanud. SS13 oli katse, kui ta tegi 2 sellist pool spinni, samas jälle aega ta ei kaodanud võib-olla nii palju, et 25 sekundit Katsutale, samas 10,9 Otile. Ehk selline Keenia kohta normaalne kaotus. Ja siis oli Sleeping Warrior oli, kus oli tal, oligi keerulised olud, seal oli väike kaotus, aga see oli jälle lihtsalt puhtad olud, et see oli seda vesiliugu oli palju laiaks laskmist, mis oli kõigil, et see ei olnud nagu probleem. Ehk siis tegelikult tal on üks probleem on, mis oli refi purunemine ja ta kaotas sellega 3,6 sekundit, nii et sisuliselt võime öelda, et tal on ikkagi puhast sõitanud siiamaani täiesti ja tehnika pole alt vedanud, kaasa arvatud refid. Jaa, sest et ma ütlen ausalt, oma märkmetesse ma neid spinne isegi kirja ei pannud, sest et neid on liiga palju. Need kõik ei näitanudki, sest ei jõua. Aga võtame edasi, esikolmik on räägitud, Evans on siis Tänak oli 1.57 ja Neville kolmandana kaotab 4,5 minutit, et neljandaks langes viimase katsega Katsuta, viiendaks langes Kalle Rovanpera. Kalle oli teine ja tegelikult hakkas vaikselt ka Evansit ohustama. Okei, seal, mis ma vaatan, 14 katseri, vahed olid suured, aga isest ta sõitis tema tempos küll. Aga siis 15 katse lõpuks oli tal vedrustus läinud, lisaks siis veel muidu refimured, mis teda ka saatsid. Ja sellega ta 2 viimast katset, ma kujutan ette, need võisid talle ikka päris pinarikad olla, eriti see viimane. Põhimõtteliselt seisad kohati, aga kuidagi püüad läbi selle muda läbi roomata, et jõuaks finišisse päeva lõpuni. Ja kaotus räägib enda eest, et kui me viimast katset vaatame, siis mis seal on? 3.18 või? Jaa. Jah, 3.18 kaotust. Et see näitab ära, mis seis tegelikult oli, et ühesõnaga tagavedrustus tegelikult siis, ja ütleme tagavedrustus purunes, ratas oli suht lääpas lahti seal all, see tõmmati koormarihmadega kinni, aga ega need koormarihmad ei hoidnud ühesõnaga külge pidi sai ta kinni tõmmatud, aga seda edasi-tagasi kere suhtes liikumist otseselt nagu rihmadega kinni ei ole väga võimalik tõmmata, et seal ei ole sellist kohta. Ehk siis see ratas ikkagi jäi siin rattakoopasse liikuma suht koht palju, ehk siis
seal ei olnud isegi varianti, et võiks proovida hooga sõita, see oli kohe näha, et seal lihtsalt tuleb see lõpuni tiksuda need 2 katset ja no aega kadus rajult, et kui me vaatame päeva kokkuvõttes, siis ja isegi ei leia kuskilt teda või 6 minutit kaotust. Et see oli raske tulemine, aga siis me ütleme, 5 punkti kohal, 5. koht. Et see on, ma arvan, et nagu jällegi, et antud oludest tuleb päris õnnelik olla, et seal punkti kohal ikkagi enam arvestatava punktidega oled. Ja Katsutast oli täitsa kahju, et tegi ju täna väga tugevat päeva, võttis ka 2 katsevõitu, aga siis sai nii-öelda Keenia ralliga tema kätte, ta 5 minutit maas, kuigi 3. kohal Neville on ainult 33 sekundit maas, et vaadates, kuidas siin Toyota hommikul paugutas, mina ei julge ühte ega teistpidi midagi öelda, et mis seal homme saama hakkab. No jaa, täpselt, et kui vaadata homme sõidetakse ju 60 ja midagi kilomeetrit, 66 äkki või selle, 65, kui peast õigesti mäletan. Et tegelikult nagu kilomeetrid on ja katsed on rasked ja olud tõenäoliselt hetkeseisuga, kui vaadata ilma, siis lubab vihma, ka olud on ilma mõttes keerulised. Ja vaadata Katsuta enesekindlust tegelikult, kuidas ta nendes oludes sõidab, see on ikkagi ilus vaadata, et ta tõenäoliselt ise naudib ka neid katseid ja neid olusid nii palju, kui neid nautida saab. Ja enesekindlust on. Ehk tegelikult, kui Neville'i selline kergelt ütleme tervise mõttes läbitiksuv tempo jätkub, ehk siis ta üritab ise ellu jääda, siis Katsuta 33 sekundit ei tohiks olla mingi küsimus, et poodiumi koht ära võtta. Aga vaatame jälle, et meil ei ole siin mõtet midagi ennustada, sest tõenäoliselt see, mis me praegu räägime, siis on meil see katsega kõik on tagurpidi. Ilmselt küll, jah. Ja Katsuta ju maadleb ka tervisega veel samamoodi. Aga võtame edasi Sami Pajarid, temal 6, temal oli ilmselgelt mitte üheski otsast lihtne päev, aga ütleme suures pildis oli ta jäi nii-öelda anonüümseks, et tema ees pidevalt juhtus tagapool kohad vahetused, aga tema püsis ja lõpetas päeva stabiilselt 6. Et minut on, ütleme 54 sekki on vahe Roomperaga ja taga on Munster juba 4 minuti kaugusel, et ausalt öeldes Munsterist on täna isegi rohkem rääkida. Jaa, tõsi, aga korraks nii palju võib-olla Pajarist, et kas see info, ma vaatan praegu oma märkmeid, et kas see info on nagu tõene, et tegelikult Pajaril on ainult 3. kiiruskatsel vahetas reppi, kaotas 3,5 minutit umbes ja pärast seda rohkem tal ei olegi häda midagi olnud. Tal on neid spinne ja asju ikanud, aga nagu öeldud, neid oli kõigil. No mingi spinne, jah. Ja tegelikult on tema ka ühe reffi purunemisega ja muus osas on tal hästi olnud. Et jaa, Sami kohta nagu ega ei olegi suurt midagi rääkida, et ta tegi oma päeva lihtsalt ära ja püüdis lihtsalt hoiduda suurtest probleemidest ja ega seal nagu suurt midagi olnud, väga kontrollitud oli ja vahepeal vaatasin, et sõidujoon oli ka selline, et selle sõidujoonega ei saagi midagi juhtu, et tõesti iga selline vähe võib-olla mingi teravam nurk kuskil, et mindi suure kaarega ja ratast liiga palju mitte sisse panna ja selline, oli näha, et see oli turvaline kinde peale tulek, et ma olen päris veenunud, et Pajaril on ikkagi info, et lihtsalt see auto lõpuni tuua ka, et seal ei ole isegi nii küsimust, et täna võiks kellega võidu proovida sõita. Arvestades tema vähest kogemust nii Rally 1-ga kui ka Keenias, siis on tundub loogiline, et tema töö ongi auto tervena enam-vähem finišisse tuua. Aga see on nii terveks, kui neid autosi pidada saab seal ralli. Jah, tõsi, seal need tärnid on juures nii-öelda. Aga M-Sport, Gregoire Munster 7. kaotust 11 minutit, ikka 7. pole viga, aga see pärast lõuna vihma tuli ja see oli selles mõttes vägev, et igal enam-vähem kilomeetri oli eri ilm, mõtlen, mis oli, see Sleeping Warriori katse umbes 10. kilomeetri peale Serderiidis oli paduvihmas, paar autot hiljem juba oli, tee ei olnud kuiv, aga vähemalt taevast ei tulnud alla enam asju, et
ja selle kasutas siis 15. katsel eespool startinutest ära Munster, kes võttis karjääri teise katsevõidu ja Josh McErlin oli teine, et M-spordilt üldse katselt kaksikvõit. Ma ei jõudnud enne otsida, millal see üldse võis viimati juhtuda. Vot ei mäleta tõesti, millal see võis viimati juhtuda, aga tõenäoliselt kindlasti juhtus see aastal 2017 või 2018. Aga no tõenäoliselt on see hiljem ka juhtunud. Ma ei oskagi, ma arvan, et tegelikult nagu suures pilis Munster on päris tubli olnud, et ma julgeks öelda küll, et tal on kõik arvestades. Ma võin ette lugeda mitu rehvi talle. No, aga palun. SS6, 11, 12 ja 14. Tal on 4 rehvi läinud. Ja lisaks on tal ka SS4 järgselt parem tagumine vedrustus purunenud. Ehk siis seda kõik arvestades on ta päris hästi hakkama saanud ju. Et me just ütlesime, et Bajaril on 1 rehv läinud, on ju Munsteril 4 rehvi ja ta kaotab Bajarile 3,5 minutit. Et selles mõttes Munster on tegelikult päris tempokas siin rallil, kui nii palju, kui ta sõita on saanud. Ja pole, ma arvan, et küll, et samamoodi, et kui ta nüüd vähemalt selle auto lõpuni, ta võtab oma 7. koha punktidki, et tegelikult on nagu tehtud ralli ja siin rallil tõenäoliselt nagu ongi see lugu, et siin võiks panna Munsteri vabalt poodiumile ja võiks vabalt öelda, et ta ei jõua lõppu, et siin ei ole nagu mingit loogilist ennustust talle teha, et kui ta toob oma punktid ära juba, ma arvan, et ongi õnnestunud ralli, et vahet ei ole, et punkte võib-olla liiga palju pole. Ja mulle avaldas, nagu enne mainitud, McErlin muljet seesama, ma vaatan, palju see kaotus oli 11. katsel. Ta jäi seal seisma, mina jõudsin juba kirjutada, et katkestanud, sest et tundus tol hetkel nagu loogiline, sest jõle pikat aega ei tulnud, aga lõpuks tuli lõppu 28 minutit 59 sekundit kaotust ja sealt edasi, kui suures ega ta ei jäänud ka kontrollpunkti hiljaks kuhugi, järgmisel katsel oli kenasti 3. stardis, nii-öelda stardijärjestuse mõttes ja ütleme, liiga palju juurde ei kaotanud enam, mõned paar minutit tulid, aga minuti või? Ja just, et 12 minut ja 13 minut 10, et selles mõttes tõesti ülitubli, et autot no lihtne oleks auto ära katkestada ja tegelikult nagu päris suur töö ka nendes oludes on ju, mida ette võtta, et nagu me juba siin enne rääkisime, et selles mõttes ta ikkagi näitas, et sisu on ja sellist võitlustahet on, et see auto lõpuni tuua, eriti temal, et kilomeetrid on vaja koguda ja tegelikult ikkagi M-spordil, ma arvan, isegi kui punktisadu pole, ütleme, meeletult suur, siis see, et ikkagi mõlemad autod sõidavad, on tegelikult tundub isegi kõige tähtsam siin rallil näidata, et nad jõuaksid lõppu. Et mulle tundub, et see on nagu isegi võib-olla lõpuks suurema väärtusega kui see, et siin mingi kohutavalt suurt punktisaaki koguda, et jah, ühesõnaga superrallite mehed on kõvad mehed. Jaa. Võtame nüüd WRC2, ralli 1 on meil räägitud, WRC2 algas samamoodi hommikul kohe Kajetanovitsil mured, langes konkurentsist, aga jõudis ka finišisse, et kui McErlin kaotas 29 minutit, siis päeva liidrina ostanud Kajetanovits 33 minutit peaaegu, aga jällegi, ta putitas selle auto nii palju üles, et ta jõudis järgmise katse starti, et selles mõttes, jälle müts maha. Jaa, igal juhul. Ühesõnaga tegi tööd siis tagumise vasaku killega või rattaga midagi, et eks ta sai kuhugi pihta ja lõhkus seal ära miskit, et mul täpsem info puudub, mida ta tegi, aga igal juhul suur asi. Igal on see, kui auto katse peal ära remonditakse, et ma räägin, et tihti peale see, et tundub, et lihtsam on see auto ära katkestada. Ja kaotust, mis ütlesid, palju kaotust tuli seal pool tundi peaaegu või? 33 minutit ja järgmise katse starti ta hilines veel 19 minutit, aga sealt edasi pani sõita edasi. Ja, et kui me räägime, et ta oleks ära katkestanud selle auto, siis ta oleks saanud 60 minutit trahvi, et praegu 30 minutit
et ilmselgelt see ei ole see, et ma hakkan nüüd tulemuse pärast või punktide pärast seda autot remontima, aga et kui nii kaugele on mindud, see auto tuleks maksimumanded korda teha nii palju kui saab ja see ralli lõpetada lihtsalt, et nii on. Ja tal on, ütleme, laupäeva lõpuks on WRC2 liidrile kaotus 52 minutit, aga ta on 7, ehk siis punkte on jälle tulemas. Aga liidri kohale käib põnev heitluse Gus Greensmith ja Jan Solans. Et siin Greensmith oli samamoodi rehvidega hädas, tal sai mingiaegseid varurehvid otsa pidi tagasi hoidma, siis läks Solans mööda, aga ma vaatan, et nüüd viimasel katsel on Solansil midagi juhtunud, et andis 25 sekundit Greensmithile ära, Oliver Solbergile kaotas minut 13 ja niimoodi on päeva lõpuks, Greensmith jälle liider, vahe hispaanlasega 5,8 sekundit. Et seal nende kahe vahel homseks M-kumb, seal võib veel M-kumb võita, sest kohati minu arust on Greensmith kiirem, kohati nagu Solansil suruvad asjad paremini, et selles mõttes väga äge heitlus ja tore näha ka heitlust, mis käib sekundites, mitte minutites. Ja tundub, et ega kogu ralli peale need kaks meest on ainukesed, kes suudavad sekundite eest võidelda, mitte minutite eest. Aga Solans oli 19,5 sekundit ees enne viimast katset. Tegelikult tal ei juhtunudki viimasel midagi, vaid see oli selline kontrollitud sõit. No olud olid tõesti ulmeliselt keerulised, et Greensmithile kindlasti need olud selles mõttes sobisid paremini, et Walesi libedates oludes on ta tõenäoliselt saanud sellist jäärajalikku uisutamist palju teha. Ja Jan Solans tõenäoliselt, kui mina taga koos junior WRC-d sõitsin näiteks, siis 2019 ta sõitis esimest korda elus üldse piigiga. Et seda libeda peal sõitmist on ta saanud ikka väga vähe ja nüüd libeda muda peal tõenäoliselt veel vähem. Et kas Greensmith kasutas lihtsalt oma paremat oskust, see on nendes oludes ära ja tegelikult sellest piisaski, et olla Solansist pea pool minutit kiirem katsel ja 5,8 sekundiga tõsi, edestab seda nüüd. Aga Oliver Solberg muidugi näitas ära väga hästi, et kuidas nendes oludes sõita, et see oli tegelikult täiesti öö ja päev. Isegi ma ütleks ralli 1 meestega võrreldes ja võrrelda siis Oliver Solbergiga, et kuidas seda katset sõita. Auto pandi juba ikka väga-väga pikalt enne kurvi nurga alla ära. Seal ei olnud mingit kurvist väljavajumist nendes pikkades teravates poognates, vaid auto pandi nurga alla ja antigi peale lihtsalt. Ja nii-öelda siis jääd lootma, et ta ilusti õigel hetkel siis liikuma hakkab suuna poole. Ja et ralli 1 mehed enamused kaldusid välja. Muidugi ralli 1-ga oleks olnud võimalik seda natuke lahendada sellega, et oleks selle anti-lag systemi näiteks välja keeranud. Et tundub, et seda turbopauku oli natuke liiga palju neile, et kõik autod tahtsid otse edasi minna lihtsalt. Ehk siis tee, mis tahad, turbo anti-lag on nii suur, et ta lihtsalt teeb autot sirgelt. Et selles mõttes selle väikse autoga oli natuke mugavam kindlasti ka sõita, sest jõudu on vähem. Kas see oli ka põhjus, miks paaril seal pikal katsel näiteks Saldivar sõitis välja 5. aja, üldarvestuse 5. aja? Ja täpselt, et olud on sellised, kus lihtsalt tegelikult juba eelis annab see, kui sul on autol vähem jõudu. Ja see turbolääg ei ole nii tugev, mis pressiks seda autot lihtsalt edasi, et ma võin hea näite tuua, kui see anti-lag system on täis paugu peal, siis võtad jala gaasi pealt maha, siis see auto sõidab. Ta ei sure välja, sest see pauk on nii tugev. Ja mis siis juhtub kurvis sellistes libedates oludes, võtad jala gaasipedaali pealt maha, ehk sa tahaksid, et minimaalne liikumine oleks. Seda ei saa, sest turbo lööb nii kõvasti edasi, siis ainuke variant on siduriga ära lahutada vedu, et saada see esiots keerama, sest teatavasti, kui libeda peal sõitnud oled, auto saab keerama, siis kui siduri alla paned, et kui sa nüüd kõvasti gaasi peal oled, siis ta ongi väga alajuhitav. Et päris selline sarnane loogika puhta jäärajal peal sõitmisel. Ja selles, et Solberg on kõige kiirem ralli 2 sel nädalavahetusel. Näitas jälle täna, ta oli laupäeva lõikes Solansist, kes oli paremuselt teine mees 2 minutit kiirem ja ralli üldarvestuses oli laupäeva lõikes 7. Selja taha ei probleemide tõttu, aga teiste hulgas ka Kalle Roompera, et Solberg teeb selles mõttes oma, et on hästi kiire või väga kiire, aga vahel tuleb neid rallisid, kus see kiirus ei õnnestu päris võiduks vormistada, kuigi siin ta on, mis ta on meil kokkuvõttes, tõusnud 5. vist juba, nii et mingit... 5, uskumata.
ja poolakas Daniel Kvist on ainult 12 minuti kaugusel, nii et mine tea. Ja minust on veel rohkem uskumatu see, et Zaldivar on superralliga 3. Ja, 20 minutit Greensmitist. Ta oli liider vist, oli ta liider pärast, ei olnud liider, ta oli ikkagi 3. Ei, ta püsis stabiilselt. Ta oli kolmas pärast 14. kiiruskatset. Ja ta püsis stabiilselt 3. Ta kaotas 15. katsel, kaotas 9 minutit peaaegu, ma vaatan, 8.54 kaotas Solantsile, et sellega, enne ta oli 2,5 minutit maas, et sellega ta kaotas 9 ja siis viimasel katsel tuli veel juurde, et temal on siin märgitud technical issues, rohkem ei tea ühesõnaga hetkel. Ja, ta sõitis ära veel 15. kiiruskatse, selja taha jäi Daniel Kvist 10 minuti 52 sekundiga, ehk siis 16. kiiruskatse ta katkestas ja sellest sai 10 minutit trahvi. Ja hetkel Daniel Kvist on isegi, ühesõnaga, ma ei saa lõpuks täpselt enam aru, aga Daniel Kvist on 4 minutit 26 sekundit selja taga. Ennem oli 10 midagi. Mis see ajaline 10 minutit, jah. Superralli tuli Zaldivaril. Kuuled või, 10 minutit Solbergile ju, katsevõitjale 10 minutit. Aga Daniel Kvist ise kaotas 3.33 Solbergile sellel viimasel katsel. Ehk siis superralliga see vahe tõesti Daniel Kvistile ta kaotas seal 6 midagi, nii et vahe jäigi 4.26. jah. Et päris rajud numbrid. Et superralliga on võimalik päev poodiumil lõpetada. 8. kohal Jeremiah Vahome kaotab 10-ga, aga on 8. Aga nii see Keenia ralli läheb. Võtame mõned küsimused ka, neid on vahepeal nüüd täna on ka tulnud. Et nagu ikka, 6 kaik, delfi.ee saab neid saata. Esimeseks Argo küsib, et kuidas on lõikamine reeglite raamatus kirjas, et minu teada ei tohiks auto laiuses kurvi seest lõigata, aga seal Keenias sõidetakse kurviline lõik vahepeal lausa nii otseks, et lausa uus sirge teelõik on tekkinud. Kas Keenia rallil on teised reeglid? Tegelikult rada on ikkagi märgistatud roadbookis ja tuleb sõita roadbooki järgi. Kui sa oled teel, kus ega selgelt ei ole aru saada, kus tee läheb, kui teda ei ole märgistatud kivipost kuidagi moodi, kus ta läheb, ega siis on seda nagu keeruline hinnata ja vaidlustada ka, et kui palju kuskilt seest nüüd mindi. No minu loogika on see, et ikkagi kui aru pole saada põllu peal täpselt, siis me ei saa rääkida sellest, et autolaiusega kuskilt minna, sest siin vahepeal minnakse mingi 5-6 autolaiusega nii-öelda sellest jutumärkidest teest välja. Aga selles mõttes hea küsimus, et ma ei pandud tähele, kui tihedalt mingisugused rajamärgistused on püsti pandud, et tegelikult kurvides kindlasti on, et kui me viimast katset vaatame, siis Oliver Solberg tegelikult ühe kurvi jättis sõitmata. Nii-öelda üks parem kurv siis viskas ta välja ja sellele parem kurvile järgis sinna vasak poogen tagasi, aga selle ta jättis sõitmata tegelikult liikus otse üle sealt, üle muruplatsi. Siis tegelikult see on ikkagi raja mitte läbimine, roadbookis on see kurv sees ja sellest tegelikult ma arvan, et ta saab trahvi 16. kiiruskatsel kuigi palju, eks kohtunikud määravad, kas ja kui palju. Aga autoga lõikamine iseenesest ma ei ole selles mõttes nagu ta on ikkagi lubatud selles mõttes, kui seal ei ole kuidagi, ma räägin nii-öelda piiritletud see või mingi posti kuskil sees, et see nii-öelda teist poolt seda rajamärget liigud. Võime lihtsalt tuua ka Eestis näite, ma ei tea, et Rally Estonial, kui sul ikkagi on üks kurv, kus ta aina rohkem saab lõigata, siis tõenäoliselt seal viimased mehed ongi juba autolaiuselt seestpoolt sõitmas. Et ma ütlen, et reeglite järgi kuidas ta täpselt määratud on, ma hetkel on vastuse võlgu, aga igal juhul, kui rajamärkest rohkem seestpoolt ei minda, siis on kõik korras. Ja Fred küsib, et puudutab neid uduseid klaase, et miks ei kasutavad uduvastaseid vahendeid. No praegu tundub, et need lihtsalt ei töötanud väga hästi tänase põhjal.
uduvastane vahend, ta mõtleb siis ilmselt mingisugused, ma ei tea, spreid või asjad, mida klaasi peal võiks kasutada või, ma arvan. Võimalik, ei saa hetkel üle täpsustada, aga nii oli kirjas. Ma arvan, et sellised asjad on olemas, et vaevalt mõttes neid puhurit, et puhur ei ole päris uduvastane vahend. Ma arvan, et ikka kasutatakse, aga ju siis ei ole need piisavalt efektiivsed, jah, selles mõttes, et vaata, need olud on ka nii rajud, et siin ei ole seda lihtsalt nagu sõiduautos udu tekkimise kohta, vaid see on ikkagi, kui sul viskab kuhugi ventikasse ämbritäie vett sisse, kuskilt august läbi sõites, lombist läbi sõites, siis see niiskus paratamatult jõuab sulle tuppa, et ükski vahend selle vastu enam ei aita. Võtame 2 küsimust veel. Peeter kirjutas ja küsis, et kas täna muutusid Toyota mehed Katsuta ja Roompere äkki liiga enesekindlaks ja arvasid, et nende auto peab kõigele vastu või oli tegu lihtsalt ebaõnnega, et kõige paremini pidas vastu ainult Evansi auto, kes ei ole olnud ka nii raju, et no viide on siis Roompere, mõtlen eilsele kommentaaridele, kus ta nii-öelda ütles, et väga imestanud, et Tänakul ja Neville'il juhtusid asjad, et vaadates nende tempot, et mis sa arvad? Kas läks Roompere liiga enesekindlalt Keenia rallil täna päevale vastu või pärast lõunale? Ma ei oska öelda selles mõttes, et me oleme neid nii palju neid probleeme näinud selle mingi poolega, kus on natuke pikaks lastud, et see võib olla jälle üliväike viga, mis selle põhjustab. Ja ma arvan, et kui ta eile ei olnud võib-olla päris tempos oma jutu järgi ka, siis tal oli ka põhjust võib-olla nagu gramm juurde panna. Et Evansi tempot vaadata ka, selles mõttes ega see enesekindlus nagu halb asi ei ole, et kui ta ka natuke juurde pani, lihtsalt mingid halbad asjade kokku langevus oli, ma arvan, see, mis juhtus tal. Ja natuke ma arvan, et ka kontekstist oli välja rebitud seda eilne lause, et kuidagi ma täna väga palju kuulsin, et Karma sai ta kätte, et ma arvan, et see on üldse kuidagi halvaga mõeldud lause. See võis ka vabalt nii olla, sest et ega need ju intervjuud, kui ütleme välismeediast tulevad, need jõuavad ju ka läbi tõlgeta, et soome keelest inglise keelde, sealt eesti keelde ja igasugused need nii-öelda intonatsioonid ju, need lähevad kaotsi alati, et aga nii ta on. Küsib veel Peeter ka FIA suukoristamise kohta, kirjutab, või õigemini arutleb, et kirjutab, et vaadates, mis riigist on FIA president pärit, on üsna loogiline käik, et seal on ka piirangud, aga see pole loogiline spordi jaoks, et spordiga peaks kaasnema emotsioon. Selles mõttes täiesti nõus, täna oli jälle siuke päev, iga katse lõpus tahaks kommentaare, aga ei tule, aga loodame, et see leiab mingisuguse lahenduse nüüd lähiajal. Kuule, aga M-spordi mehed ju vahepeal hakkasid rääkima mingil katsel, mis see telekatse oli, mingi 13 äkki või? Jaa, ta oli küll, see oli päevad teine katse. Jah, seal oli küll, sest et Munster, McErlean hakkasid rääkima, see oli ka ainus katse, kus see reporter teleetris kommentaare püüdis. Ja selle peale McErlean ütles, et tore on jälle rääkida ja siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas nüüd on nagu leitud mingi lahendus, aga siis tuli Pajari ütles 2 soomekeelset sõna ja siis ma sain aru, et okei, ikkagi ei ole lahendust leitud. Et see oli isest ka huvitav, et nagu jäi veidi segaseks. Ei tea, jah, võib-olla see oli selline M-spordi enda suunatud otsus, et ralli on ikkagi sealkandis ju ka populaarne ala ja kuna ta telekatse oli, siis M-sport, kes peab kõike tegema, et ikkagi sponsorrahasid leida, siis selline, et okei, sellel katsel me midagi ütleme ja võib-olla saame seda olukorda kuidagi enda kasuks jälle ära kasutada, et kõik on võimalik. Ja, aga pärast kõik jätkus vana kriisi põhimõtteliselt. Jah, ja rohkem ei püütud ka. Pull oli veel see, et okei, ma McErleani puhul selles mõttes sain aru, et kui see eelmisel katsel pool tundi autot parandad ja järgmisel katsel finišis jõuad, siis ma räägiks ka kõik ära, mis ma tegin, et see on ju nii raju asi, aga Pull oli Pull oli veel ka Katsuta intervjuud, hakkas inglise keeles vastama, siis hakkas naerma, siis parandas hakkas jaapani keeles rääkima ja siis lõppu ütles, et 2 keele vahelt vahetada on jube keeruline, et see oli ka siuke, ütleme, muhe hetk oli. Ma ei tea, kas sa nägid seda? Ja nägin küll ja siis mõtledki, et
kuidagi naljanumber on see kõik tegelikult ikka, et mille nimel me peame võitlema ja mingit nalja tegema. Et jah, nii ta oli. Me loodame, et ega kaua sellega seda ei pea enam taluma. No ma kardan, et homme ka, aga äkki kanaaridel on juba teine. Aga jah, tuli üks küsimus veel Heikilt, tema küsis ka lõikamise kohta, et seda ma ei hakka, sa vastasid juba pikalt põhjalikult ära, et seda ei hakka nüüd üle rääkima, et no homne päev algab väga vara, 5:42 Eesti aja järgi, 6:42 kohaliku aja järgi, et 5 katset, kokku siis, nagu sa enne mainisid, 65,99 kilomeetrit. Ma ei oskagi muud öelda, kui et ootame homset hommikut, sest et ette ennustada, no ei ole pointi. Ei ennustada ei olegi midagi, et nagu me juba rääkisime katsed üle ka, mis katsed siin on ja ega tegelikult meil ei olegi mitte midagi siin ennustada. Me peame lihtsalt homme nägema, mis saama hakkab. Ma arvan, kõik plaan laual lahti, ka Ott Tänaku võimalus võita, see ralli on veel lahti, nii et me ootame huviga homset päeva ja ootame ja loodame. Ma arvan, et just loodame, et olud oleksid võimalikult keerulised. Just Oti vaatepunktist libeduse mõttes, et tundub, et ta sai paremini hakkama kui Evans nendes oludes tegelikult. Jaa, seda näitaski ju tänane viimane katse, kus 53 sekundit Evans siis kaotas. No homme jah, räägitakse vihmast jälle, täna pärastlõunal see tuli, seni paistab, et ütleme vihma puhul ilmselgelt on eessõitjatel või esimesena startivatel suurem eelis, et no homme jah, ma ei oskagi midagi muud öelda. Homme näeme, mis saama hakkab. Ja minu meelest lubasin esimesel vähemalt öösel vihma, et hommik peaks olema mitte nüüd juurde sadav, vaid juba maha sadanud vihma, aga jälle vaatama, et ei hakka siin midagi ette ennustama, nii et nii on. Aga selleks korraks tõmbamegi saate joone alla. Homme peale Keenia ralli lõppu oleme mõistagi uuesti eetris, siis on Roland oma lubaduste järgi juba ka Tallinnas tagasi, on ju nii? Jaa, igal juhul tagasi stuudios. Aga seniks kõik head ja ilusat õhtu jätku. Jaa, homseni. Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.